Tere, õhtuks ka minu poolt. See Aidu küla, kus kohast ma tulen, on siis Jõgeva lähedal. Ja siin on siis Põltsamaa suund ja elegantselt uut teed mööda Jõgeva poole. Et Jõgeva-Põltsamaa maantee, üsna keskel, Põltsamaale 17, Jõgevale 14. Ja küla, näete, põhjast lõunasse justkui oleks jõgi meil. See jõgi on olemas umbes 2 päeval aastast. See on siis ametliku nimega Pikknurme jõgi, aga meie pool on ta nimi Putkjõgi. Ja kuna meil on karstiala ja mitmed neeluaugud, siis enamasti meil seda jõge ei ole, suur veega ainult. Küll aga seesama jõesäng oli külatänav, Vainupealne ja kõik, mis seal öeldi. Nii et hommikuti kõikidest taludest, mida te näete seal täpselt, eks ole, kastikesed on 2 pool jõge. Kõikidest taludest aeti veised siis igal hommikul sinna küla keskele ja sealt läksid nemad karjamaadele. Ja nüüd millisest talust konkreetselt selles külas juttu tuleb, on nimega Nõmmiku Hansu. Ja see Nõmmiku Hansu, see kaart on aastast 1874. See on muidugi palju suuremast kaardist välja lõigatud ja originaal on meil kodus olemas, et seda ei pidanud isegi arhiivist otsima. Et siis on Siimustist tulnud Laisaare Mart oma poja Tõnise nimele saanud mõisahärra Samson von Himmelstjernalt allkirja kätte. Mart ise on kirjutanud 3 risti, väga huvitav. Ja see külavahe, see sinine triip, mis eelmisel kaardil oli, see on nüüd siis vasakpoolne jutt. Ja liikumine oleks pidanud siis olema õuest sinna vasakule, et kusagil seal peaks olema värav ja sealt kaudu võivad tulla ka naabrid külla. Ja hooned, kõige keskmine hoone ilmselt on siis rehielamu ja teised 2, nende kohta ma nüüd ei oska öelda, kas on laut ja ait või kuidas nemad siis olid. Nii, ja oma ühel tütrel, kes seal tagareas istub, palusin ma panna kokku tänapäevase kaardi ja selle eelmise kaardi. Nii et siin on nüüd siis rehielamu, vaatame, rehielamu koht, aga elumaja on nüüd hoopiski natukene teistpidi. Ja rehielamu teine ots on ait. Mis juhtus? 32. aastal välk lõi sisse, pauk käis ja nõmmiki põles. Naabrid olid niimoodi näinud. Ja vanaisa mul Osvald Laisaar, tema oli sunnitud 23-aastasena ehitama perele uue maja. Ise ta ei olnud veel naisemees ja lapsi ei olnud, aga tal olid isa ja ema. Ja ülejäänud hooned, nii, siin on üks kõige suurem laut, mis meil on olnud, see olla juba vana Mardi ehitatud. Nii et see on kõige vanem hoone ja sellel mingil kaardil, ma täpselt ei mäleta, mis kaart see oli, seal kaardiserveris kuskil, aga sinna oli mingi muinsuskaitsemärk isegi peale pandud. Maakivilaut, tegelikult ta põles sõjas ja Sofoosi direktor lõpuks ehitas ta laona üles, nii et meil on ta kirjas laona. Nii, siis on meil kusagil puukuur, kus on kunagi olnud õunakelder ja siis ait oli koos hobuse talliga, selline. Ja mis on vahepeal kadunud, tegelikult peaaegu kõik põles sõjaaeg ära. Siin oli sealaut suurem, aga see on siis niimoodi varemed ja vahel ma unistan sellest, et lähen foto ja selle vana kaardi või jah, selle fotoga ütleme siis ja vana fotoga ja ütlen, et teate, et ma tahaksin nüüd taastada selle hoone. Tõsi küll, mitte sealaudana. Siis vanaisal oli õunaaed. Õunaaed oleks siis niimoodi põhjasuunal. No ei ole ridu enam alles. On näha meie viimane peenramaa varem. Kui ma ise laps olin, siis olid peenramaad õunapuude vahel ja ka marjapõõsaste read olid õunapuude vahel, aga praeguseks see asi ei toimi. Nii et ma olen hakanud neid marjapõõsaid ikkagi lõuna poole tooma. Ja siin on nüüd foto sellest ajast, kui vanaisa siis seda elumaja ehitas.
Vanaisa ise on siis oma ema selja taga, see lähem meesterahvastest. Nii et kõigepealt vanaperenaine põllega ees, siis vasakul tema tütar, paremal tema poeg ja kõige taga tema väimees. Ja marjapõõsaid on juba istutatud. Nii et see on siin 34. aasta. 33. aasta foto. Ja maja sai esialgu selline valmis. Ja nüüd külavahe jääb ikkagi veel vasakule poole, nii et peaks olema nagu viisakas pool, aga samas ka aiandus toimub kõik siin pool. Põllud jäävad maja taha kaugemale, meil on, põllud on külal nii nagu oleks lehvikud. Lähevad pikad kitsad siilud, mis siis tagapool kaugemal laienevad igal talul. Ja juba on istutatud majast lõuna poole pärn. Ma pidin laskma selle raha eest maha võtta. Täiesti köögitrepi ees lihtsalt kasvab suur pärn. Mis siin veel on näha maja taga nurga juures vasakul, on mesilaste maja. Ja tegelikult suurte puude all on ka kelder, seda praegu ei näe. Vabadussõja ajal, lahingute ajal olla seal keldris siis peidus oldud. Sest et see meie Aidu, et see on see koht ka, kus vabadussõja ajal oli päris pikalt lahingud ja üks see punkt, kus oli siiamaani ja mitte enam, kus sakslased, punased ei saanud kaugemale, sakslased tulid hiljem. Nii, aga meie talukompleks siis, kui ta oli umbes valmis. Ja nüüd on küll foto Kirde suunalt võetud. Hooned oli palju. Ja perekond Ruuged, päevaliiljad. Meil on nad pea sissekäigu sammaste juures. Ja perekond, siin on nüüd rohkem rahvast. Ja mõtlesingi enne, kas ma peaks ütlema, et taluteenijatega koos või niimoodi. Aga siin on umbes 42. aasta. Et siin kõige väiksem lapsuka on mu ema. Ja vanaisa on siis keskel püsti. Vanaema on ka siin istumas. Vanaema tuli Lõuna-Eestist, Ihamarust. Vaarikad, suured, kapsad. Siis vaatasin, et huvitav, mis on siin toestatud taimed, aga ma jõudnudki otsusele, et mis taimed siin ees on. Et kasvatati palju aedvilja, kasvatati palju marju, kasvatati palju õunu. Põltsamaa piirkonnas ja ka Põltsamaa linnas seal hulgas kindlasti on suuresti tegemist ka sellega, et ETK tehast ehk ETK velli jaoks kasvatati. Et ikka müügiks. Ja nüüd on tuldud siis nii, et see vaarikamaa jääks nüüd siia kanti. Et mis põõsaste ridu läheb veel külavahe poole. Ja ka siis flokside read, päevaliilja read ja ka see muskus kassinaeris, kes küll vahetab kogu aeg kohta ja ei ole üldse kogu aeg ilus. Aga õde ütles, et tema tahab, et mul oleks nii nagu vanasti, ehk siis 100 meetrit jookseb seda muskus kassinaerist. Ei püsi, see ei tööta. Minu jaoks see teema praegu ei tööta niimoodi. Seda enam, et külavahe ei ole meil enam külavahe. See on just nimelt, pigem on see võsa. See kaevati kunagi 70. kraav. Tee on nagu nii teisest kohast, teed käivad teistmoodi, ja nii on. Aga jah, see on meie talust kõige uhkem pilt, et seda ma olen, kuna ma olen muuseumist, eks ole, siis mul on olnud tegemist ka raamatute väljaandmisega, olgu siis ise või Viljandi muuseum või keegi, et siis seda pilti ma olen andnud raamatutesse ka. See on nüüd 46. aasta. Pilt on kehvema kvaliteediga kõigepealt, aga mis on veel, on siis suur heinarõuk seal, aga mõned puud on ilma lehtedeta. Tähendab, kõik põles ja seda ühte valget maja, seda sealauta, seda enam ei ole, on korsna jalg püsti. Aidu külas põles väga palju, Aidu külas oli enne põhiliselt rehielamud, kõik, mis seal niimoodi jõe kahel kaldal siis reas jooksid. Aga enamasti kõik põlesid. Võib-olla meil elumaja jäi sellepärast põlemata, et oli plekkkatus ja pealt krohvitud. Võib-olla, aga kõik muud hooned põlesid. Ja siis oli seal majas sees lennuväe staap, sest et meie talu põllul oli ka lennuväli natuke aega.
igasse talusse, kus midagi alles oli, kus oli hospidal, kus oli söökla, kõiki asju selliseid pärast sõda natukeseks ajaks tehti. Pluss siis see, et rahvas oli erinevates majades koos, mitmed perekonnad. Aga näete, siin floksid ikka õitsevad ja perenaised on ikka flokside ja päevaliiljate ja nende vahel. Nii, veel üks samast ajast natuke ilmekam pilt veel sellele aidale ja hobuse tallile. See oli meil hiljem lehmalaudana siis kasutusel ka. Hobust muidugi enam ei olnud, aga üks lehm ja mullikas ikka. Ja need siis elasid ka seal. Ja siis see vana suur laut, et see on siis põlenud, on see kivivare siin. Nii, aga aiani. Hüpe 73. aastasse. Vanaisa oli sõja järel natuke Viljandis vanglas, ehitas Jämejala haiglat. Siis oli ta vahepeal lihtsalt kulakuks tegemise eest ära, Lehtse rabas töötas, aga kui oli juba asi korras ja ta oli põdrasofoosi transporditööline, siis ta oli harrastuskunstnik, ta oli Treffneris käinud. See, et vanaisa joonistas, maalis, see oli kõik teada ja tegi puukujusid, aga hiljuti, kui ma seal maja natukene remontida sain, me leidsime ka laka pealt vanaema kooliaegseid joonistusi. Ja need olid ka väga toredad. Et vanaema käis Tartus selles koolis, mis on praegu Miina Härma, ja vanaisa käis Treffneris. Ja nii nad kokku said Tartu linnas. Aga see on nüüd siis see värav, kus peal vanaisa võttis alati vastu külalisi, sest 70. aastatel käis meil neid väga palju. Ja see on 5. põlv siin talus. Ma olin siis esimese klassi laps olin, ma olen 5. põlv seal talus. Ja vanaisa ise ka värava peal, Osvald Laisaar. 73. aastal temast tehti ka Eesti Looduskaitse Seltsi auliige. Puukujusid tegi ta teistsuguseid ka. See kuju osteti Luua metsanduskooli. Nii et praegu seda meil ei ole, aga puukujudest on ka päris paljud tegelikult lagunenud, mõned on alles. Aga siin on nüüd hüpe tagasi minu sünniaastasse ehk 65. Vanaisa ise meisterdab parasjagu basseini ja teises naisterahvas ma ei olegi kindel, kas see on mu ema või vanaema. Pole ju väga näha. Ja 3 kaske on nad istutanud ka keset õue, maja juurde praktiliselt. 48. aastal oli istutatud ja selle koha peal varem oli olnud lipumast. Et see oli siis see lipuväljak. Aga nende kaskedega on praegu nii, et nendel on surmaotsus põhimõtteliselt langetatud. Nad on musta pässikut täis, nad pilluvad katusele kõike, mis on. Katus on jälle vetikas, ehkki on täitsa uus. Ja spetsialist ütles, et need tuleb üsna varsti maha võtta küll, aga praegu veel ei võtnud. Samad kased, sama tiik valmis kujul. Vesiroosid tiigis muidugi, vesiroosid käisid talviti keldris, kartulikorviga. Ja oli selline hästi varjuline kohakene siis. Ja jälle üks kuju ka. Sama tiik teiselt poolt, siit näeb siis natuke ka saunanurka. Nii, seal on meil siis selline, tegelikult öeldi allköök selle kohta, aga allköök koos saunaga. Kanad olid ka seal. On ehk näha ka sealt, et vanaisa tegi mitmesuguseid asju. Puust, aga ka tsemendisegust. Ja siin on siis kraabitud niimoodi segu sisse. Üks aednik. Ja fotograafe professionaalseid käis meil ka üksjagu, et minul oli fotosid, mille hulgast valida päris palju. Et see on nüüd siis maja fassaad, sammastega katusealune seal ja taga on veel aiamaja. Aiamaja on ka 73. aastast, nii et ta vastab ilmselt sellele moele. Ja mida ma olen mõelnud selle juures, et kuidas me hoiame ja kuidas me taastame, et siis minu meelest vanaisa läks alati kaasa ja oli huvitatud mõistlikest uuendustest. Et selles mõttes, et me oleme võtnud, meid on 3 last, praegu kuulub kõik see maja ja maapidamine mu emale. Tema on 85, selgelt tema seal ei tuhni maa sees.
ja mina vanema tütrena või siis sellena, kellel on võimalik, olen võtnud vastutuse. Ja minu tütred aitavad siis mind omakorda. Aga jah, et kas see on muuseum, et me oleme kogu aeg nagu kartnud seda, et kas see peab säilima nagu muuseum või see ei pea säilima nagu muuseum. No selliseid kadakaid, neid pole ammu enam. Need fotod on ka ikka 70. aastate fotod. Aga üht-teist on alles ka. No siis diapositiive siin mõni päev tagasi alles skaneerisime, et saaks midagi ka värviliselt kätte. Roosi Peenar oli seal fassaadil, siis oli Superstar, Gloria Dei, Pakara, neid ma mäletan, aga ka Varre Põletik. Nii et kui see rohkem minu vastutusse jäi, siis alguses oli mõte, et me roose enam nüüd niipea ei too, et peame vahet. Metsviinapuu, majad, kõik hooned lasti kasvada metsviinapuudesse. Enam ei ole. Sest, ja siin on nii vana pilt, kus meil on plekkatus, vahepeal oli eterniit ka. Ja eterniidiplaadid lükkasid nad ka paigast ära, need katusel söögituppa tuli juba vesi sisse. Nii et viinapuuga me enam sõbrad ei ole, metsviinapuuga, küll aga ma lasin ta ühe Paide talijõuna otsas rahulikult kasvada. Veel üks vana slaid sealt samast maja eest, aga teiselt poolt vaates, et ema rääkis, nad olid otsustanud vanaisaga kahekesi, et nad ei hakka mingeid kivideid laduma, et nad teevad sellised, tegelikult muld, lihtsalt mullatee. Rehitsemist, kõplamist, seda oli. Aga et kividest meil ei olnud teid üldse laotud. Kes meil seal kasvasid? Kitsekakrad, rotkersiad, seesama päevaliilja. Siis eeskujuks oli emale vanaisale Rudolf Tamme aed sordiaretusjaamas ja ka Ado Jaani ja Sarve aed muidugi. Aga taimi nad sealt just ei saanud. Küll aga nad teadsid, et Raigastvere koolil on väga uhke kiviktaimla. Ema käis seal kohal, aga direktorit või juhatajat polnud kohal, ei antud talle ühtegi taime. Nii et lõpuks Põltsamaa linnast kooli tänavalt oli ta saanud siis kadakaera, mägi, sibulaid, nii, keda veel. Aubrietsia ei olnud selle koha peal jutuks, aga see oli ka, siis me ütlesime Aubrietsia, minu jaoks oli nagu imelik hakata ütlema Aubrieta, aga nüüd olen harjunud. Nii, Arentsi kivirikud olid kahtlemata olemas. Padjanfloksid, muidugi, padjanfloksid olid suur rõõm. Erinevad toonid. Need rõõmustasid väga. Neid ei, ja kuldjuur on nendest eelpool loetletutust ainus, kes on päriselt alles sellest ajast. Ülejäänuid ma olen nüüd toonud uusi asemele. No üks tõestus sellest ka, et ekskursioonid käisid. Siin on konkreetselt laevakooli 4. klass. Et fotosid ka need nii-öelda turistid või ekskursandid saatsid ka hiljem meile fotosid ja vanaisal oli selline kirjavahetus, et isegi Murmanskist hakati talle kirjutama ajakirjad Svetovodstvo informatsiooni põhjal. Nii et meil tekkisid Murmanskisse perekonna tuttavad. Aga ega keegi ei oska ju mõistatada, kes Eesti kirjanikest võiks seal bareljeefil olla. Vanaisa austas väga Friedebert Tuglast ja Tuglase juubeliks, et ma leidsin ka ühe tema kirja mustandi. Kirja ennast poleks saanud leida, see saadeti ära. Et ta kirjutas Jaan Eilartile, et et nüüd mul on see bareljeef on valmis, et siis vanameister, eks ole, tuleb ju ka siia, eks ole. Sest Jaan Eilart oli meil suur perekonnasõber, et ma ei ole kindel, et kõigil aastavahetustel, aga päris paljudel olid Jaan ja Silvia Eilart meil. Selline looduskaitse seltsi seosed. Ja välikamin oli ka, seda ei ole ammu enam. Minu meelest kadus ta umbes siis, kui aiamaja ehitati, sest ma ei mäleta seda hilisemast. Aga siin nüüd üks pojeng, üks hiitsemaid ja kõige varem võitsema hakkav pojeng. Ta tuleb värvilise pildi peal ka varsti. On see, mis pleegib ära, et alguses on roosa ja lõpuks on valge. Et ei ole see matsiroosa. Teine bassein.
ja üks kalaga hüljes selle kaldal. See hüljes on alles, aga ta kala on murdunud kahest otsast natukene. Ja siberiirised olid kahtlemata ja siis oli meil üks üüratu kaav, mis käis suvel õues, muidu talvel ta oli toas, söögitoas akna all. Ja minu mäletamist mööda ta rändas Jõgeva haiglasse, kui see suur üüratu haigla Jõgeval valmis sai. Aga et siis see Kivitaimla. Mägimänd. Vaadake tütred, see on see mägimänd, kui ta istutati. Ta on väga vana. Tal on väga pikad ladvad. Need on lamandunud murule. Nad katavad peaaegu kogu selle muru seal. Aga mina ei ole omanik. Mina ei võta seda maha. Et on vaja, et ema tahaks ja on vaja, et ka mu õde tahaks, et mis tehakse. Aga siis üks viimane kuju, mille vanaisa tegi, siin on ta, nagu näete, natukene juba vanem, oli külarahva mälestussammas. Selle nime ma mõtlesin ise praegu välja käigu pealt. Siin on, näiteks on siin üks prillidega sillarätsepp. Siis on, keskmine rida on naised, et 4 naise pilti ja siis 8 mehe pilti. Et minu meelest see oli nüüd Roosi, see naisterahvas. Ja kõige üleval siin pildil on Nõmmiku August, ehk siis vanaisa enda kasuisa. Et miks vanaisa nii noorena pidi midagi tegema, oli see, et tegelikult tema enda isa oli juba 20. aastal surnud. Et Jõgeva, jälle meid seob miski sordijaamaga, Jõgeva mõisaga. Jõgeva mõisas veskikett, see mis ülevalt, millega kott üles tõstetakse, et see oli pähe kukkunud ja siis põdes ja suri sellesse. Aga mis siin pildil on veel natuke näha, vanaisal oli seal põõsastiku varjus oli loojangupink. Et sinna, kui seal istuda, siis sinna paistis päikese loojang. Ja võsastik ja kõik need enelad ja kõik need kuhu igale poole nad on trüginud. Siin natukene uuem ja värviline pilt, aga et siis need padjanfloksid natuke paistavad ka välja. Naabrite maja paistab ka roheline ja viilkatusega seal tagant. Et siin on naabrid lähedal. Ja siis aiamaja korraks lähemalt ja teate, vanad pildid saavad kohe otsa. Aga see pojeng, mis siin on see matsiroosa. Ta praegu ei õitse. Sest et see on nüüd praegu viimane pilt vanaisa oma ateljees selles samas aiamajas, et see oligi põhieesmärk, miks tal seda vaja ehitada oli, et tal oleks kuskil maalida. Ja tema suri 96. aastal. Mina olin siis parasjagu Saaremaal. Vanaisal oli selline mõte, et tal oli tütar ja poeg. Tütrest teeb talupidaja, pojast teeb teadlase. Kokkuvõte oli nii, et tütar käis Räpinas, tütar sai 3 last, tütar töötas eluaeg postiljonina, ehk siis minu ema. Ja elab ühes teises talus, kilomeeter eemal. Poeg ülikooli ei saanud sisse, sest et ta oli iseloomustuse järgi, kuidas see oligi, poliitiliselt küps, kuid ebakindel. Ja siis tema jäigi koju lihtsalt jäigi koju, ta oli Põdrasovhoosi raamatupidaja ja tegelikult see ei olnud päris kõik. See ei olnud päris kõik. Ta osales kõik võimalikes mälumängudes. Aga nüüd on juba uuem aeg. Aga ta ei olnud aiapidaja. Ta jäi koju, ta oli omanik, aga ta ei olnud aiapidaja. Ja sellepärast jäi meil kõik väga kauaks ripakile. Ja mina olin oma lastega ära Saaremaal mõnda aega ja olin ka üldse mõelnud, et see on nüüd ülejäänud perekonna teema. Aga siis, kui onu suri, see oli 17. aastal, siis selgus, et põhimõtteliselt ma olen ainuke, kes saab võtta aasta ringi vastutuse. Aga siin, kas te näete väikest põdravasikat? Jah. Kas te näete risuaeda? See seob meid Vabaõhumuuseumiga minu meelest. Ma ei põleta oksi, ainult roosioksad ja floksipeolsed. Ma olen bioloog hariduselt, see jäi ka ütlemata. Ja siis põdravasika leidsime ükskord aiast. Nii et ma helistasin isegi 1247 ja siis öeldi, et tas olla, küll ema talle järele tuleb.
päevane lapsehoid. Ja ilmselt nii oligi. Turvaline koht. Aga mida see pilt veel iseloomustab seda, kui palju mul metsaloomi kogu aeg käib. Kui on lund, siis leian ma oma magamistoa aknalt isegi hirvejäljed. Lisaks metskitsedele jänestele, kes on seal akna all täiesti pööranud, sinna ma olen ristikut külvanud ja sealt on ka süüa midagi veel. Et loodust meil on ja et ma üritan loodusega hakkama saada nii, et ma ei võitle temaga. Sest minu põhiline probleem loodusega on mügrid. Tulbid ja liiljad, nendest võib peaaegu et loobuda juba. Aga siis siin on nüüd 2 iidsemat taime. See pojeng ja siis tagapool lupiinid, et selles reas on alati olnud pojengid ja lupiinid. Ja siis see vana kelder ka. Siis roosidest ainus, kes on tõesti kas lausa 70-ndatest alles, on siis flammendants. Meil läks sellega üsna hästi, et me saime natukene raha kätte oma metsast enne, kui ta Natura alana täiesti kinni läks. Natukene saime, nii et ma sain lasta maja soojustada ja katuse vahetada. Et sellepärast näeb see maja praegu üpris kena välja. Aga siin siis Tuglase juures on need vanad floksid, mis olid vanaisal juba ja flammendants. Ja see on võib-olla kõige pidulikum foto, mis mul majast nüüd õnnestus praegu siia panna. Ja varasematel piltidel siin kõige ees, kus on ka puhast mulda näha, oligi see tohutu enelate rägastik ja nad olid trüginud ka juurtega ja need tuleb juuri siiamaani välja ja kasvusid tuleb välja seal kivitaimlas ka. Ma ei ole neist veel päris lahti saanud, aga selles piirkonnas enam-vähem olen. Ja sirelid ja lumimarjad olid trüginud praktiliselt majani seal taga keldri juures. No täiesti maja otsa juures juba oli, seal ma olen neid ka suutnud kaugemale trügida. Ja kõikides kohtades, kus ma kedagi eemale trügin, vähemalt 1 aastal või isegi mitmel panen ma sinna need hästi tumedalehelised kirburohud kasvama. Sest need kaevan ma sügisel välja, nad lähevad keldrisse ja kevadel panen ma nad sinna, kus mul neid siis vaja on. Et selline. Ja keda meie aias pole kunagi olnud, meil ei olnud kunagi neid tavalisi taluaia lilli tegelikult, ei käokinga, ei murtud südant, ei taliorjanit, ei seda tokkroosi. Neid ei olnud mina näinud enne. Ka neid siniseid ja roosasid kurekellasid ei olnud. Vanaisal oli ilmselt kuskilt mujalt sellised punase-kollase kirjud kurekellad toodud. Ja siin, mis on praeguseks kiviktaimlast saanud, jugapuu. Seal on tegelikult 2 jugapuistikut. Vanaisa lõikas nad varem vormi, nad olid väikesed kandilised, aga kõik need aastad, põhitegevus on see, et ma pean talvel nende pealt mitu korda lund ära lükkama, aga nad tohutult lösutavad kiviktaimla peal ja natuke ma ikka piiran ka. Pergeeniaid on näha, pergeeniad on palju. Nii. Ja ka jällegi üks võsastiku koht aida taga otsa juures, see on nüüd varjuaed, sest et ait on lõuna pool. Ja siin nüüd kedagi vana ei ole, ainult punane leeder kõige vasakul üleval on vana. Ülejäänud olen toonud. Tähtputk oli küll vanasti ka, tähtputk oli alati, aga selleks, ta oli maja nurgas nii, et see läks renoveerimisega viimased juurikad, kui seal veel midagi oli. Et selle tõin uue. Ja siis kiviktaimla vaade, elulõng on, siin on nüüd see mägimänd näha sellisena, nagu ta praegu on, mis enne oli alles istutatud. See on siis sellised harud lamasklevad. Niimoodi. Siia valdavalt oleme toonud õega uued taimed, et siin ei ole vanast ajast kedagi järel. Naat, põhiline, mis vanast alles on naat. Et mina ei teadnudki, kui palju õde seal vahepeal, õde on minust tükk noorem, vahepeal tööd tegi, et kui mina olin ülikooli ära läinud, et siis tema oli rohkem seal vanaema juures. Ja et kui palju tema on pidanud seda naati välja kaevama. Aga teda on ikka ja ikka. Samast samm edasi. Mina olen nüüd küll natukene
väikeste paekividega püüdnud sinna rada 2 peenra vahele teha. Ja siis endine põllutükk, et meil on selline natuke nagu 8-kujuline krunt. Üks osa põllu algusest, mille lõikab katki tee, mida on siin ka näha, selline tee olla tehtud 1908. Ja selle põllutüki kohta küsisin vennalt, kes peab seal talu, et kuule, et kas sa tahad seda üles harida või ma istutan sinna midagi peale. Tema ütles, tema ei taha seda harida, see on muidu arusaadav, see on väike ka. Ja siis vastavalt sellele, kuidas jookseb elektriga juhe, vastavalt sellele tegin ma sinna istutusala. Ja siin on nüüd jälle üks link selline, et istutusala kipub igal aastal suuremaks minema. Sest minu uskumine on see, et kui ma saan korraliku suure istutusala, siis seda vähem on mul rohimist ja eriti seda vähem on mul muru niitmist. Kui nad kõik korralikult täis kasvavad, siis eelmisel suvel ma tegelikult peenardega ei tegelenud peaaegu üldse. Sama peenar natukene teine päev. Flokse, võib-olla on see ees siin helmipuur, ma unistan, et see võiks olla helmipuur, aga täpselt ei tea. Tagapool on küll sordinimedega, valge mitte, aga mis seal punasemat ja oranžimat paistab, et siis on küll nimedega. Ja siin on nüüd see, et kes on alles, kes on vanast alles. Ma arvan, 5-6 slaidi on lõpuni. Et siis angervaks raudrohi, bergeenia, ebajasmiin, igihali, kitsekakar, nii mõned floksid ja kirgaslilled, aga minu selline tore lemmiklaim on siin üks floks, keda ma ei olnud kunagi varem näinud ja keda ma usun, et on mu oma seemik, et ma olen sellise saanud lihtsalt oma aiast. Nii, siis on siis see päevaliilja ja flammendants, aga sellised tulbid, et see oli nagu, ma ütleks, see on meie tunnus, et meil on sellised tulbid. Sordinimedest ei tea muidugi midagi. Ja mis on veel, mida ma ei ole vist eriti kuskil mujal näinud ja foto ei ole siin küll ka eriti midagi väärt, aga punane kopsurohi või selline punakades roosade õitega kopsurohi. Aga teistest, mis siin rääkida? Fargesi elulõng väga suur. Siis taoline lilla elulõng, enelaid, paar iluõunapuud, üks neist on kindlasti August Vaga, teise kohta ma ei tea. Ja siis lõhnav vaarikas on meil ka alati laiutanud. Ja miks on üks mari siin, see oli ka meie pere jaoks nagu selline eriline asi, et teistel kellelgi ei ole, aga Tallinnast siit Muugalt onu tõi selle musta neeguse ehk veinitikri ja vanaisa tegi sellest veini ka ja see oli vägagi veinitikker. Kirjuid liiljaid oli väga palju, vahepeal olid kõik murud, kui neid murusid ei niidetud, täiesti täis. Praeguseks on peaaegu juba niimoodi, et ma otsin, et kus mingi on, et istutaks paremasse kohta ümber, et peaaegu et kadunud. Läiklehist mahooniat on meil päris palju. Nii, siis Mittendorfi kukehari, et sellest mulle tundub, et ma mäletan, kui see toodi. Et see oli nagu vanaisal suhteliselt uus taim. Ja kobarhüatsinte. Nii. Ja pojengi maailm. Meil ei ole siis ahtalehist pojengi, meil on see anomaalne pojeng, et see oli ka väga lühikest aega õitseb, aga et midagi erilist, mida teistel ei olnud. Nabaseemnikud, ja siin on nüüd siis see, ta peakski olema, kas mutabile oli ta nimi sellel pojengil, et alguses on roosa ja läheb valgeks, pleegib ära. Nii, kõik.